Tere! Siin me oleme. Me oleme täna esimesed inimesed, kes läbivad Muhu saare linnulennult sirgjoones. GPS-il on märgitud ära sirgejoon Muhust siis idast läände. Alustame siit Võlla külast, lõpetame Väinatammi alguse juures või lõpu juures, oleneb kummalt poolt algab Väinatamm. Ei, lõpu juures. Väinatamm algab Saaremaalt ikkagi. Me tegime, mis me tegime, kihlveo või? Sina pakkusid, et me läbime selle 3 tunniga. 3 tunniga, ma arvan, et läheb 4 tundi, arvestades meie esimest katset. Jah, et see on ainult 10 kilomeetrit, aga kuna me peame igalt poolt otse minema, siis igasugune võsa ja aiad ja mets ja mülkad peame otse läbi minema sealt. Ja mida paremini me suudame oma liini jälgida, seda parem. No mitte päris otse, kui meil maja ikkagi vastu. Ja muidugi, üle maja ei roni. Aga egas midagi, eks siis me nüüd dokumenteerime seda, kuidas meil see rett läheb ja siin katsume mere ära ja lõpetame siis, kui me katsume teisel pool Muhu teisel pool Muhu merd. Aga okei. Katsume vee ära. Palja käega. Katsu, kas on soolane, siis me teame, et see on meri. Külm on. Soolane ka. Mõnus. Luige kakamaitsega. Aga egas midagi. Hakkame liikuma. Me oleme kõndinud täpselt 50 meetrit. Vähem, 30. Okay. Siin on üks kraav, kust me peame üle minema. Toomas juba tahab alla anda. See on kurdi märg. Lähme koju või? Jah, vaata, siin on vähe kuulema koht. Kuhu sa oled joonest eemale ju? Ei, mina lähen küll otse. Nii. Joon ongi kõik rohkem siin poolt. Okay. Edaspidi me pean kõikide asjade ületusi filmima lompidest üle hüppamist, sellepärast et Toomasel on tavkuumik värg. Esimene laik sai saatuslikuks. Päris hea. Mina sain kõhuda ja naerda vähemalt. Nice. Tahtsime speditsiooni. Kella pealt sa võtad. Okei, great success. Esimene tee ületus. Jah, see on ninalisem. Head madu issu pole. Et need istuksid siin väga rõõmsalt. Ja ootaksid meid. Ai. Oi, ma jään siia kinni. Oi. Oi, kui tore. Ära naera! Nii, olemegi metsa jõudnud. Iti paneb nagu noor hirvek. Su müts. Thank you. Ronime üle. Oi. Juhu! Nüüd tuleb Kuivastu maantee ületus. Oi.
Me just paneme siit lautade vahet läbi kuskilt. Ja siin oli üks eramaja siin lähedal. Aga vist keegi ei näinud meid. Keegi ei tulnud meid ära ajama siit, nii et kõik on veel hästi. Missioon jätkub. Igaks juhuks ütlen ka, et Eesti seadust järgi, kui maaomanik tuleb meid suuliselt maalt ära ajama, siis meil pole midagi muud teha, kui just libisesin seal kivi peal. Et kui maaomanik tuleb meid tema maalt ära ajama, siis meil pole midagi muud teha, kui tema sõna kuulata, sest muidu me rikkume seadust. Ja sellepärast on hea vältida seda, sest kohe kui meid ära aetakse, siis on meie missioon läinud luhta ja me peame otsast alustama. Või siis uue trajektoori valima. Siin on iskida. Ja esimene elektriaed. Ma ei tea. Hüppame üle, ma igal loomad on siin. Ma hüppan üle. Oota, filmida seda. Ja kitsake Toomas näitab oma võimeid. See on petmine. Soona põrsas. Hüppan üle koos kaameraga. Seda on hoiatud. Sain. Koos karjapoiss. Nii, me oleme nüüd ilusas Lehtmetsas. Praegu pole väga huvitavat toimunud peale seda lauta. Okei. Opsti. Mis see on? It's a tree. Me oleme uues bioomis. Sarapuu on asendunud mingisuguse kahtlase kase aisveini kes mingi kadaka ja muu vesaga haanetlased tulevad. Me tulime sealt ja me lähme sinna. Metsast välja. Yes. Prillidest raud. Sa võid kiired prillid rauda. Mis kui hall on? Ma sain Tommilt käsu rääkida sellest, miks me teeme seda märtsikuus. Ja põhjuseks on see, et esiteks sellel aastaajal ei ole väga kuum. Näiteks mina olen niisugune suht parasvõtmeline elajas, nii et me ei viitsi väga 20 kraadiga siin tampida. Teiseks põllusaadusi ei kasvatata praegu. Nii et see on ideaalne, me võime siin põllul ringi tatsuda ilma süümepiinadeta, et me kellegi elu raskemaks teeme ja madusid ka ei ole. See oli kiviaedadest üle ronimisel väga hea pluss. Ja siis Tommis veel oli. See on suve. Üldine võsa käiks suvele nii palju uue. Just ja puuke ka ei ole. Puugid on äkk. Nii, Toomas. Mis me nüüd teeme? Kas meie joone? Kas võtame saapad ära ja? Kas sügav ka lihtsalt? Jep, see ei ole siuke leebeoja. Siit üle juppa. Noh, tegelikult sa võid, aga ma arvan, et see ei lõpp hästi. No nii. Edu sulle. Aitäh. Paned perseli hea algus. Nii külm, kui ma kartsin. Kurdi mudal on see põhi. Okei. Kurat, oi, see läheb sügavamaks seal või? Oh, fuck. Esimene veetakistus on läbi. Jalad saime märjaks, aga nüüd on jalad kuivad. Jalad on nagu veits
üldse nagu vähe öeldud minu meelest. Jah, vesi oli päris külm, aga õnneks õues on temperatuur päris soe, nii et pole üldse hull. Õnneks nagu vees ei käid vähemalt pikali, vaata. Jah, kaardi peal see oja ei tundnud nii lai. Aga noh, siis on suvised aerofotod, kindlasti siin polegi vett suvel. Aga meie esimene veetakistus on ületatud. Mis tunne on? Värskendav oli tegelikult, selles mõttes, et ei ole midagi hullu. Aga võiks nagu, ma ei viitsi nagu sahmerdada nende saabast ära võtmisega, et siis palun rohkem ei taha, aitäh. Okei, ei tule. See oli nii tore ala. Nüüd me oleme sellisesse tihnikusse. Vajem sisse rõõta. See on juba äkki nagu vajunud. Ja. See on parem. See on väga tummine puu tundus. Me olime veits dramaatilisemad, kui oli põhjust. Tegelikult on päris okei käia. Mida? Jah. Et täitsa annab lihtsalt vahepeal saad nagu piitsaga näkku, aga siis lähed jälle edasi ja kõik on hästi. Päris suures hoonil. Jaa. Näinu. Okei, nüüd läks nõmedaks. Paneme üle põlduta ja seal taga paistab männimets meil olevat. Siin vasakul vist on mingi eramaja. Läbi saisa pidu praegu. Toomas, ütle küll uuesti seda, mida sa just ütlesid. Saame siit läbi sötkuda. Ei, enne seda. Et nagu muidu on päris ilus, vaata. Aga lihtsalt see kuradi linnulaul on igal pool nagu rõve. Loodustab siin vait. Jep. Tagan. Võta keps vahel. Oh, siis. Väike liinide alune oas. Väike puhkepaus. Ja tagasi tihnikusse. Nii, nüüd me jõudsime siia väiksele soisele alale, kus on mülkad. Seda oli ka kaardi pealt näha, nii et oskasime oodata seda, aga me läheme siipoolt läbi, nii et me peaks vältima suuremaid mülkad, mis sinna poole jäävad, nii et ei ole jääs. Oh, muidugi see oleks juba hea, kui oleks jääs. Nii et vaata, kuidas meil läheb. Ops, saab natuke. Ai. Raisk. Ossa raisk. Meil läheb joon kõige lagedama koha pealt läbi. Ongi tegelikult siit külje pealt minna, võib-olla see. No siis lähme. Ossa raisk nagu vaid vaid. Kurat küll. Mine oi ma. Varbad on kuivad, aga see, mis kõik ülejäänud sisse tuli, kuidagi märjaks. No see jää enam vähem kannab, jah? Tere tulemast tagasi saatesse Mitmekesine Muhu loodus. Siin ikkagi jagub veel seda mülkalist värki ka. Mülkaline, kas see on sõna või? Mülklik. Nii.
See põsa on küll väga lolli kõrgusega siin. Oi, kurat. Oi, oi. Siin ega korralikud mülkad alles, nii et ei ole näeb midagi läbi veel. Nüüd on märg ja kurat, peab vaatama veel, et oksaga näkku ei saa. Oi, jummel. Ma enne juba Itile ütlesin, aga oi, kuidas ma igatsen põlde. Mitte rannipõlda, mitte põlda. Kas me läheme õigesti? Toomas, kuidas selle veeala nimetus on? See on siis mereäärne ala meil. Aha, see ei ole see viimane see märgala, mida sa mainisid enne, see on juba uus. See ei ole mülgas ju. Ei, see ei ole mülgas, jah. See ei ole üldse mülgas. See on nagu... Ma ei luba midagi. Aga Toomas vabanduseks võib öelda, et see satelliidifoto oli tehtud ikkagi suvel. Ja meie otsustasime, et hea mõte on teha seda Straight-Line Missionit märtsis. Aga no see on nagu hea on see, et putukaid ei ole. Ühtegi putukat ei ole. Täiega mõnus. Täiega hea. Nii et kõik on hästi. That is quite nice. Oh my god. Okei. Enne olid me jalad kuivad, nüüd enam ei ole. Nüüd enam ei ole. On küll. Lapsena oleks raudselt mingi onn siin. Mingid baas. Siin on kellegi maha jäetud suvila. Loom läheb sealt läbi. Jah. Tundub jah, et siin ei ole elutegevust. Näed. Lillakesed. Nii. Oleme lõbusasti põllu peal. Seal paistavad lambad. Loodan, et nad ei ole kurjad. Loodame, et lambad kurjad pole. See on haned ka. Haned võivad küll kalada. Ja. Kuidas tunned on emotsioonid praegu? Vesi roksub saapas. Aga ütleme, et siin on mitte kehvem kõndida kui veeses. Jah. Lambad on huvitav. Näed. Suur risk. Ai. Väike raiesmaa ka. Siin naamist. Ja. Oi. Ja.
Ohoh, päris jama. No nii, siis saime Muhu kadakad oleme ka kätte saanud lõpuks. Ai jumal. Ai. Apsti. Kenasti rinna kõrgusel kõik asjad. Ai. Ahah, siin on madalamad kadakad. Kui poole. Ai jumal. Osa? Droon. Üleval seal. Meie kohal. Vaata, seal. Ja ma näen, kas keegi on otsima meid või? Üleval on droon. Oota. Meie kohal lendab droon just. Meid ositakse juba taga. Tavai, lähme edasi, jookseme ära. Nii, oleme siit võsast väljas. Nüüd on lõpusport. Me oleme siin mereäärsetel aladel juba seal taga paistab meri ka ja Saaremaad on Kotkas. Ja mine sa tea, millisest pilliroost me peame läbi roomama. Post, traat, elekter. Okei, nüüd peaks palju siin. Jaa. See vesi ei lõppe. Sa ei saa otsa. Nii. Mida? Hello. Lõpp paistab. Kuidas tuju on? Tuju know what I mean. Jah. Kohe kohal. Näed. See ongi see vesi, aga me olemegi õiges juba. Seal need eksaamad. Viimased veeületused. Ja Muhu ongi vallutatud. Jaa, palun. Tere! Oleme jõudnud Muhu vestusest teise ja jah, on mage nagu Läänemeri. Ma puudutage siis veere. Näete Väinatamm. Teie ees ja teie taga. Vaata, kuidas see võlu ütleb. Nii. Get in. Get tehtud. Ka siis. Häde. Häde. Davai. Sorry. See sai siis hellalt. siis pärast teeme analüüsi. Jah. Läks elada märjad. 3 tundi 50 minutit läks. Nii et sa võtsid seda ju. Tead? Läheme hüppame autosse. Läheme hüppame autosse.